Tere vlog! Möödas on 2,5 kuud sellest, kui ma viimati vlogisin ja oleme jõudnud omadega Pärnusse. Hakkame kohe siin mõndasid pilte tegema. Väikene gangster, issand ma ei näe, on seal. Teine on kuskil seal ja teile teeb meist mõned pildid. Ja igatahes mul lõi täna just ühe siis mälestuse 3 aasta taguse. 3 aasta taguse mälestuse vist isegi siis ühest suvevlogist. Ja ma vaatasin seda täna ja siis ma olin lihtsalt mingi... Mis sa teed? Tahad tõusiga sõitma minna, ei saa. Aga igatahes mulle lõi siis ühe selle vana vlogi, suvevlogi mälestuse ja vaatasin ära selle ja olin lihtsalt. Ma pean seda uuesti tegema. Eriti nüüd, kui nagu lissu kasvab nii kiiresti ja see on lihtsalt nagu ulme, kuidas ta areneb kogu aeg ja elab väga ohtlikku elu meil. Nii et jah, proovime nüüd siis selle vlogi värgenduse jälle kätte võtta. Iga kord, kui ma uuesti alustan, siis ma ütlen seda, et jaa, hakkame uuesti proovima, et seekord siis saame hästi hakkama ja siis jälle läheb metsa, aga ma annan endast parima. Teile jõudis või? Teile jõudis! Lissu, hakkame pildistama! Ma ei kujuta ette, mis sellest saab, sest et temaga ei ole see tegevus kõige lihtsam, aga... Kõik, jah? Aha. Kas sa kallistad lillepotti või? Tulin korraks kiirelt linna. Pidin Joosepi isale autovõtme ära tooma ja lähen käin kähku toidupoest ka läbi. Pildistamine läks väga keeruliselt. Lõpuks leidsime siis ühe nipi, kuidas saime loodetavasti pildid tehtud. Aga ja, Lisbeth on lihtsalt nagu... No sellel tüdrukul on iseloomu. Ma ei oska mitte midagi vlogida, sest et ma ju toidupoest teile oma käiku ei vlogi. Ja mul on nagu tunne, et tegelikult ei toimu mitte midagi. Issand jumal, mida ma vanasti vlogisin? Ma ei mäleta enam. Send help. Elis, või lähed kastma või? Oi, kui tubli tüdruk. Üks õlg on paljas ja uhke vaata riietus. Ai, otsas. Uuesti vett vaja. Nii kiire on, et tappima hetke. Anname teisele lillele ka. Tule pane sellele ka. Siia ka. Istu siia ka. See on mingi lemmik liisu. Kas siin ju kaugele on ka vaja, jah? Jaa, tubli. Tänane laupäev on siis möödunud niimoodi. Esmalt veetsime hommiku aias. Kas sa said palli? Jee! Ja paluks mulle. Oi, kus seal? Hea kastma jälle. Muidugi vanaema lill. See üks lill on väga tänulik kindlasti Lissule, aga teised kurvastavad, ei saa mitte midagi. Ja siis nüüd käisime veits rannas jalutamas. Hea ranna ilm on täna. Ei ole üldse tuulide. Aga mõnus on küll Pärnu vahel jalutada. Selline mõnus nostalgia
nüüd väikene skatepark ja lähme tagasi siis Raekülla, et grillima hakata. Mõnus on ikka, kui on siuke oma koduhoov, saab seal mõnnatada ja puhata ja lihtsalt on hästi palju ruumi, kus joosta. Sai ka ennast hommikul niimoodi ära väsitatud seal õues, et lõunaväljakusse jäi suht niimoodi. Mis teeme? Appi, mu nina on lämmis. Mu nina on lämmis teie all. Mis sa teed? Oh my god. Oi, kuidas pingutad. Oi. Ei maita. Joo, ei maita puhuta. Saime. Tule veel. Siit ka. Ma olen näosti punane, nagu ma oleks päikest saanud. Aga meil on tegelikult juba grillitud ja söödud. Näete, teda otsas juba, et väga mõnus oli. Ja nüüd sajab vihma, et need ilusad päikselised ilmad vist said korraks läbi, kuigi ka siin järgmisel nädalal minu teada pidid tagasi tulema. Aga jaa, nüüd ma hetkele kohvi tõmbab, sest et ma ei tea, kell on 5 ja ma tahaks magama minna. Aga proovime selle kohviga ennast veits turgutada. Samas ma arvan, me ei tee täna mitte midagi asjalikku rohkem. Et jah, ma arvan, et kui täna enam ei näe, siis räägime homme. Tšau, käes on pühapäev ja tulin just korra nüüd siia õue, et natukene pildistada seda pakikest. Mediron saatis Lissule nagu mingi siukse kingituse, et ma isegi kohe nagu ei oska kommenteerida. Siin on megalt palju neid Knife'i tooteid ja siis Lissule uued väikesed päikeseprillid. Siis on siin kuskil põhjas kaasas kantav pott. Me peaksime hakkama teda potitreeningut talle tegema. Nii et ühesõnaga ma teen Instagrami jaoks mõned pildid siit tänutäheks siis selle paki eest ja suvi kadus ära ja me hakkame varsti ka tagasi Tallinnasse sõitma. Aga nädala pärast tuleme juba tagasi jälle Pärnusse ka, nii et selle üle mul on eriti hea meel. Ja ühesõnaga väike update. Ma olen muide filminud sellel nädalavahetusel enamus ajast telefoniga. Hetkel on jälle kaamera käes, aga mul on tunne, et telefoniga filmides ma ehk isegi saan rohkem klippe, sest et see on mul kogu aeg nagu nii kaasas ja kuidagi lihtsam seda välja võtta ja sellega teha. Ja oh my god, vihm hakkas sanama, nii et ma proovin kiiresti siin õues mingid pildid ära teha, et ja pärast räägime jälle.
aja taga. Oi, sa ei näe välja. Me oleme nüüd omadega koju Tallinnasse tagasi jõudnud. No, tuled ka piiluma või? Oi, tere! Ja ma olen nii väsinud. Autosõit oli nii raske mu jaoks. Ma nagu kõik magasid ühel hetkel ja ma lihtsalt sundisin ennast üleval olema. Mis sa teed? Lissu läks kaamera taha. Oled väike operaator käps mul või? Tere! Aga ühesõnaga, kuna meil oli veits siuke raske möödana Lissuga, siis oleme suht väsinud. Täiesti kindlalt ei tee täna rohkem mitte midagi, kui et oleme kodus. Valmistume uueks nädalaks, teeme siukseid pühapäevaseid toiminguid. Aga ma mõtlesin, et ma räägin teile ka siin veits siis seda, et miks ma olin võib-olla vlogimaailmast, YouTube'ist siin nüüd paar kuud jälle eemal. Mitte, et ma oleks üldse siin olnud regulaarselt viimastel aastatel, aga meil on Lissu unega olnud väga palju jamasid. See on väga keeruline teema olnud ja ma täiega tundsin kogu aeg, et ma pean sellega ise hakkama saama ja et ma ei saa küsida mingit kõrvalist abi ja ei, ma teen kõike ise. Ma ei tea, mingi uhkuse teema või ma ei tea, mis teema, kuidagi üldse kogu see lapsevärk ma hästi tunnen, et ma pean ise hakkama saama kõigega. Ja sinuga pean ise hakkama saama. Aga lõpuks ma neelasin kuidagi oma uhkuse alla ja me võtsime endale unenõustaja, kes siis andis meile nõu, mida teha. Ja ma olen enne rääkinud ka, et Lissu oli Kaisu laps ja eks meie esimene asi oligi see, et Lisbeth tuli saada oma voodisse. Nii et oma magamistoa me siis loovutasime talle, panime tema voodi sinna üksinda ja ise kolisime diivanile ja ostsime endale kattemadratsi ja teate, tuleb tunnistada, et koos selle kattemadratsiga diivanil magamine on palju mugavam kui meie vanas voodis magamine, sest see madrats oli juba oma aastaid näinud ja elu ära elanud ja nüüd see praegune magamine on täitsa mugavam kui enne oli. Aga ühesõnaga tegime siis seda unenõustamise värki talle ja täitsa isegi hästi tegelikult magab ise oma voodis ja õhtuti magama jäämine on ka siuke, päris nii ei ole, et ma panen ta voodisse ja ta nüüd sinna jääb, et ikkagi ma pean talle kas laulma või teda paitama, tema juures istuma või siis Joosep teeb seda. Ja öösiti vähemalt ühe korra ta ikkagi ärkab, pigem isegi 2-3, aga headel päevadel ühe. Ja ühesõnaga on selliseid nagu häid öid, et kus ta tõesti ärkab korra üles ja lähed, teed natukene pai, võtad korra sülle, rahuneb maha ja magab edasi. Aga siis on ka ikkagi neid keerulisemaid öid, kus ei lähe kõik nii hästi. Ja ma ei ole nüüd päris tükk aega unenõustajaga enam nagu suhelnud, aga ma vahepeal mõtlen, ma peaks talle äkki uuesti kirjutama, et äkki peaks midagi ikkagi teistmoodi veel tegema või midagi muutma. Kuigi üldiselt me oleme nagu selle päevarütmi üsna kätte saanud, et ma olin tegelikult kogu aeg selline YOLO ema, et meil ei olnud mingid graafikuid, meil ei olnud mingid kindlaid aegu. Lihtsalt kulgesime niimoodi nagu tundus, et võiks. Aga peale seda me oleme ikkagi rohkem nagu graafiku perekonnaks saanud ja mis mõnes mõttes on nagu, või ma ei oskagi öelda, mõnes mõttes on see hea, mõnes mõttes minu arust ei ole väga hea. Aga samas ma jällegi tahan, et Lisbethil oleks kõik kõige paremini ja et tema magaks hästi ja nii et me pigem siis üritame nüüd selles graafikus olla, et jah, tegelikult ta ju läheb ka augustist mul sõime. Ja see on ka asi, mille pärast ma tunnen tegelikult kohati täiega süümekaid ja ma tunnen, et ma ei tohiks üldse, ma ei tea, sotsiaalmeedias avalikult öelda, et ma oma lapse 1,5-aastaselt sõime panen, sest et kõik kogu aeg räägivad, kuidas nemad oma lapsega ikkagi võimalikult kaua kodus on ja et ei saa liiga vara, ei tohi neid umbes panna kuhugi. Ja et ikkagi kõige parem on, kui ikkagi ema ikka need 3 aastat, et on, ma ei tea, kodus, et meile on antud ju see emapuhkus,
aga jah, igaühele oma ja ma väga hea meelega oleksin Lisbetiga, ma ei tea, kogu aeg ainult kodus. Tegelikult noh, okei, mitte päris hea meelega tegelikult, ma ikkagi tahaksin oma asju ka teha. Aga jah, mina usun, et see sõimeminek aitab ka tal areneda ja inimestega rohkem harjuda, leppida, sest siukse veits ikkagi koroonabeebina, et ta on ju kasvanud ju sündis ja siis põhimõtteliselt 6 aja pärast tuli kogu see pandeemia teema ja ta ei ole kindlasti nii palju näinud inimesi ja harjunud inimestega, kui ma algselt arvasin, et see hakkab olema. Nii et ma ei tea, mina tõesti loodan, et see sõim tegelikult mõjub hästi ja et meil läheb sellega kõik hästi. Ma ju tegelikult ma ei tea, eks näis, ma nagu jah, loodan, et ta saab seal hästi hakata käima, aga ma ei tea. Ühesõnaga, võite kommentaarides teada anda, et kui teil on väikesed lapsed, siis millal teie nad kuhugi aeda või hoidu või sõime panite ja kuidas teil läks ja mis on teie mõtted sellega seoses. Et jah, meil on igatahes nii, et augustist saab temast sõimebeebi. Vot, aga ühesõnaga kuhu ma tahtsin jõuda, et tegelikult see magamise teema ja see nagu elurütmi leidmine ja see väga väsinud olek kogu aeg olid väga suuresti need põhjused, miks ma ei vloginud. Ja ma tegelikult olin vahepeal väga kehvas seisus endaga, ma isegi mõtlesin psühholoogi juurde minekut, mida ma tegelikult siiamaani ikkagi arvan, et ma võiksin, võib-olla isegi peaksin tegema. Vabadust. Sest mingitel teemadel rääkimine lihtsalt ajab mind nutma ja ma võin ärrituda ja endast välja minna kergesti ja väga tihti olen nagu pigem sellises kehvas tujus. Samas jälle saan aru, et mul ei ole mitte midagi viga, tegelikult ma olen nagu õnnelik ja kõik on hästi, aga siis järgmine hetk ma olen jälle kuidagi kurb ja nukker ja ühesõnaga, ma olen aru saanud, et väga paljudel inimestel on hetkel kuidagi vaimsemalt raskem ja eks sellel on ju siin ilmselgelt omad põhjused. Ja ma tegelikult ei tea, kuhu ma selle jutuga jõuda tahan, aga ma olen varem ka öelnud, et vlogimine on minu jaoks natuke nagu teraapia ja tore on oma mõtteid niimoodi välja saada, isegi kui need on nii segased ja te ei saanud praegu mitte midagi aru, siis mina jälle tunnen natukene väikest kergendust. Ma loodan, et ma monteerides ikkagi otsustan selle siia sisse ka jätta, sest et tihti on niimoodi, et kui ma räägin mingitest sellistest nagu rasketest või kehvematest teemadest, siis ma monteerides lõikan neid välja, sest ma ei taha kuidagi seda negatiivset maailmasse väga niimoodi üles panna, aga teinekord ikkagi jälle on vaja, sest et iga kord, kui ma teen seda, et ma nagu räägin nii-öelda päris asjadest. Tegelikult ju positiivsed asjad on ka päris asjad, aga nendest tihti räägitakse rohkem. Ja ühesõnaga ma saan alati hästi head tagasisidet, kui ma niimoodi ausalt ja toorelt midagi arutan ja räägin. Ma kunagi tegin, ma ei tea, kes on nii kaua jälginud, tegin neid monteerimata mina videosid, ehk siis ma paningi lihtsalt kaamera filmima ja rääkisin tavaliselt kuskil mingi 10 minutit vist niimoodi, et ma pärast seda videot absoluutselt ei monteerinud, panin ta lihtsalt niimoodi üles, nagu ta tuli ja see oli nii tore. Ma isegi vahepeal mõtlesin see teema, mis ma praegu siin rääkisin, et äkki peaks täiesti eraldi videona selle üles panema. Aga ma arvan, et see sobib siia vlogi hästi, sest et ega mul siin mingi meeletult palju materjali pole ja tegelikult ma äkki jätangi selle vlogi, ainult selle nädalavahetuse vlogi ja nüüd selle jutu siia lõppu ja alustan esmaspäevast uuega. Mis arvate? Äkki teekski nii? Jõudsin omadega nüüd siiamaani välja ja kui ma praegu vaatan, siis ma olen ka mingi 10 minutit umbes filminud, nii et peaaegu nagu olekski juba see monteerimata video, kui ma jätan selle niimoodi, et ma ei lõikagi midagi välja, ühtegi mõttepausi ega midagi. Ma ei tea, ma praegu üldse tagantjärgi ei tea, millest ma rääkisin ja mis siin toimus. Aga okei, ma hakkan juba lihtsalt üleliia plära leinutama, et äkki tõmbamegi siin nüüd otsad kokku ja
alustame uuest nädalast uue hooga jälle uue vlogiga. Jah, igatahes jutustame kommentaarides, kirjutage, joonistage mulle, joonistatud ei saa, aga kirjutada saate. Ja näeme siis varsti jälle. Olge tublid. Ciao!